Täna külastavad Kätlin ja Tambet loote ultraheliskriiningu keskust, kus doktor Marek Šois viib läbi loote anatoomia ultraheli uuringu. No nii, kõhukene on just kasvanud, ma vaatan, et härra on teid korralikult toitnud. Lapse liigutusi tunnete ilusti. Kätlini puhul on tegemist juba professionaaliga, et 2 aastat tagasi sündis poja, 3 kilo 500. Ja eelnevad ultraheli uuringud on kõik ilusti korras olnud. Et see loote anatoomiline screening on väga oluline ultraheli uuring. Ja tavaliselt me teeme seda kõhukaudse handuriga kuskil 18. 23. rasedusnädalal. Ja lapsed tavaliselt on juba kuskil 300-350 grammi. Pikkuseks on kuskil juba, isa saab näidata, 21-22 sentimeetrit. Lapse asend võib olla mis tahes. Me näeme praegust, et laps on keeranud ennast peaseisu. Küllap tal on olla nii hea. Loote anatoomia ultraheli uuringu ajal on hästi oluline hinnata, kus paikneb platsenta. On väga oluline, et platsenta ei kataks emakakaela sisesuud, et laps saaks tulevikus ilusti sündida. Oluline on hinnata ka lootevett. Kui laps tunneb ennast hästi ja neerude verevarustus on korras, siis on ka lootevesi korras. 20. rasedusnädalal on ka väga tähtis hinnata lapse kasvupotentsiaali, kui palju ta kaalub ja täpsustada raseduse suurust. Selleks mõõdetakse lapse kolju ja kõhu ümbermõõt ning reie ja õlavarreluu pikkus. Pööratakse tähelepanu ka lapse organstruktuuridele, eeskätt aju, südame ja neerude suurusele, struktuurile, verevarustusele. 20. nädalal on lapsed juba suutelised hingama ja neelama lootevett. Tänu sellele arenevad lapsel soolestik ja kopsud. Väikesel kõhubeebil on olemas küll kulmude ripsmed, kuid ultrahelis neid ei näe. Beebi kuuleb juba emaisast tulevaid helisid, küll aga ei kuule ta väljaspool emaisa tulevaid helisid, näiteks isa häält. Tõenäoliselt ema juba tunneb lapse liigutusi. Ma ei tea miks, aga ema tahtis teada lapse jalanumbrit, ma ei ole kitsi. Lapse jalanumber on 4,7 ja isa tahtis veenduda, et lapsel on olemas ka kõik varbad. Vanemad on nüüd rahul. Pere ei olnud ka vastu teada saamaks, kellega on tegemist. Suurem vennas on rõõmus, et tulemas on väikem vennas ja tulevikus saavad koos jalgpalli mängida. Ja et südame löögisagedus oleks regulaarne, nii nagu teie poja pool. Tegemist on tulevase spordipoisiga. Südame löögisagedus on 141. Antud ultraheli uuringul me saime teada, et platsenta paikneb eesseinal ja alasegment on vaba, tulevikus lapse sündi ei sega. Et laps on kasvanud ilusti, on saavutanud oma kasvupotentsiaali. Organstruktuurid, lapse aju ja südamestruktuurid on korras, et ta pissib ja neelab ilusti, et magu on täis ja kusepõis on täis. Kontrollisime, et lootevesi on ilusti korras. Nii et väga loodan, et tulevikus pakub teile rõõmu ja armastust. Palju õnne teil. Tahtsin veel küsida sellise asja kohta, et palju neid ultraheli uuringuid üldse raseduse ajal nagu vaja teha on, et mõnele tehakse iga kord, mõnele ei tehta lõpus jälle üldsegi. Et kuidas sellega on? Et väga oluline on see esimene ultraheli uuring, mis tehakse siis, kui rasedus tuvastatakse. Järgmine ultraheli uuring, mis tehakse 11. kuni 14. rasedusnädalani, on väga oluline, et hinnata lapse kromosoomi risk. Järgmine ultraheli uuring, nagu teie tulite, mida tehakse 18 kuni 22 rasedusnädalat, eesmärgiga vaadata, et kas laps on õieti kokku pandud. Osadel naistel on hea teha ka 3. ultraheli uuring, mis sõltuvalt sellest, kas laps kasvab ilusti ja kuidas ema tunneb ennast hästi. Kas tehakse siis 32. või 36. rasedusnädalal, et vaadata, kas laps on peaseisus, missugune tema kaal ja kasv on, kui palju lootevett on ja kuidas pisi ennast hästi tunneb. Ja mõnikord ka see 3. ultraheli uuring aitab teie tohtrit tegema plaani, kuidas teid ja beebit aidata. No, kuidas sul meeldis? Mulle meeldis, et ta rääkis hästi, kirjeldas kõike, mida ta nägi. Me saime ka aru.
päris suur. Ja poiss. No siis vähemalt teame täpselt mis ja kuidas. Asjadega on ka lihtsam. See on hästi. Beebipäeviku järgmises osas näeme, kuidas Kätin läheb glükoositaluvuse testi tegema. Kuidas sul läheb seal, mu väike plika? Siin väljaspool on kõik teistmoodi. See tõenäoliselt ajab su nutma. Aga ära muretse, sul saab alati olema mugav. Oma esimese kallistuse saavad nad sinult. Veendu, et järgmisedki on sama õrnad. Hagis vastsündinu mähkmed on valmistatud eriti pehmest materjalist, mis kaitseb beebi nahka ja imab vedela väljaheite sekunditega. Ma kannan sinu eest hoolt. Paluban. Hagis Elite Soft mähkmed, õrn nagu ema kallistus.